päevast saame öelda kõigile spordisõpradele taas kord Anto Santeri tõelast. Meil on algamas 4. võistluspäev, 4. medaliala ja see on nüüd esimene individuaalne kontaktsõit, kui kavas on naiste 10 kilomeetri jälitussõit, millele järgneb siis mõne tunni pärast juba ka meeste 12,5 kilomeetri jälitussõit. Siia pääsesid sprintide 60 paremat ja täna on stardis kokku 3 eestlast, teist taistesõidus 2. Nad stardivad järjestikku numbri all 30 Regina Oja ja 31 Johanna Talihärm. Stardis täna kaotust minut ja 22 sekundit, nii et kõik võimalused on ka meie naistel olemas, et täna teha väga hea sõit. Ja eks pärast tänast sõitu hakkame vaikselt kiikama ka selle poole, näiteks mis võiks juhtuda järgmisel pühapäeval, ehk siis ühistardis sõidu poole. Praegusel hetkel meie naised nii-öelda reservis 7. 8. Aga see kõik muidugi on väga optimistlik jutt sellises faasis, aga me ikkagi ju loodame ja usume. Karel Kulbin, praktiliselt paistab, et olud on nüüd samad, mis nad on siin, ütleme, eriti üleeile olnud. Eilsega on jah üsnagi sarnased, küll on natukene külmem ja see tähendas seda, et tegelikult siin tund tagasi rajal olles oli selline olukord, kus ka päike ei olnud veel eriti välja tulnud, nii et siis oli ka tänase nii metsaalused lõigud kui ka lagedal lõigud olid tegelikult, see lumi tundus väga sarnane. Nüüd on tulnud viimase tunniga päike rohkem välja, kergelt veel mingid pilvi on ees, aga siis ilmselt lageda peal hakkab natuke sulatama, aga tegelikult on väga head olud suusavõistluse pidamiseks. Nii, räägime sellest, mis toimub tiirus. Ja tiirust peale laskmiselt just tulin, peale laskmine algas täielikus tuulevaikuses ja siis mingist hetkest seal selline kerget tuult ühelt ja teiselt poolt vaikselt puhub ja kohati ka sellist selget taganttuult, mis on pigem üsna harv nähtus ja nüüd siis selle taganttuule, jah, ma näitan et korraks lihtsalt, et taganttuule puhul on siis selline asi, kus võib natukene neid laske siis allapoole viia, et kergelt siis sportlased võib-olla peavad sellele reageerima, aga need on ikkagi sellised puhangud ja suuresti on täielik tuulevaikus oli võimalik peale laskmiseks, nii et sportlased on saanud lasta siis enda relva tegelikult nii-öelda ikkagi nulltuulega peale. Räägime nüüd meie koondislaste variantidest. Minut 22 stardis. Kas meile see rada, mis täna on kiire, sobib? Küllap ta profiililt sobib enam Reginale kui Johannale. Jaa, niimoodi täpselt ongi, et kui ta on kiire ja see profiil, kus ei ole palju sellist täielikku ronimist, on selle 2 kilomeetri ringil väga vähe on seda ronimist, et see sobib kindlasti Reginale rohkem ja Johannale meeldiks, kui oleks rohkem sellist selge ronimine ja siis saab puhata ja uuesti ronimine, et seda siin ei ole, siin tuleb hoida kogu aeg sellist nende laugete peal ka ja üleminekute peal kõva käiku sees ja ta kiirus peab üleval püsima. Minut 22 stardist, see on tegelikult väga väike vahe. Eelmine aasta Johanna küll MM-il alustas 59-ga isegi, seal oli võib-olla veelgi tihedam. Aga siit annab täna ära süüa, aga nagu sa rääkisid, siin on nii oluline täna lasta need märgid ära. Jaa, täpselt nii ongi, et mina isegi arvan, et siin ainult kuni 2 trahvi, kõik sealt edasi juba ei ole võimalik isegi mitte mingit pidi ettepoole tõusta, ma usun, ja veel on oluline see, et nii-öelda meie tagantpoolt tegelikult tuleb ka väga palju väga tugevaid sõitjaid, nii et ega see ettepoole tõusmine ei saa kerge olema. Aitäh sulle, Karel, praegu nende juttude eest. Eesti koondis tegelikult natukene jäi siia staadionile täna hommikul hiljaks, kuna liiklus on lihtsalt niivõrd ütleme siis ummikute rohke siia sõites. Juba kell 9 hommikul, kui me tulime, oli tegelikult päris palju autosid liikumas orgu. Üks tee siia tuleb, aga Johanna Talihärmaga rääkisime enne starti, kuidas see kõik natukene seda ettevalmistusprotseduuri mõjutas, kui nad umbes 20 minutit pärast esialgset aega staadionil täna jõudsid. Johanna, räägime kõigepealt tänast hommikust, et see, kui lihtsalt vist liikluse tõttu te hilinete, kui palju lihtsalt selline asi enne starti hakkab nagu segama ja mõjutama ja mingis mõttes ka närve ajama? On seda õnneks ennem ka ette tulnud, et hetkel ei ole väga närvis. No ikka nagu vaatasid kella, et kaua me nüüd sõidame, aga nüüd jõudsime kohale ja määrdemehed valisid meie ees suusad ära, et ma arvan, et kõik läheb edasi plaanipäraselt. Mis nii-öelda tegemata jäi, et tõenäoliselt suusatestid te nüüd ei jõudnudki? Ise ei saanud suuski valida, aga ma tihti jätangi selle otsustamise määrdemeeste hooleks, et
mõnikord käin ise ka, aga üldiselt ma saan nende käest info, et kas neil on veel mingeid kahtlusi, kui neil on kõik asjad selged, siis ma tihti ise ei lähegi testima. Et teistele meeldib rohkem ise ka nagu see asi üle vaadata, aga ma usaldan Määrdemehi. Lõpetuseks selle hooaja parim nüüd stardipositsioon jälituseks. Võrreldes nüüd selle aasta sõitudega, kui palju see sinu jaoks sõitu muudab, selles mõttes, et ikkagi minna väga heas seltskonnas, üsna eest, väiksed vahed ja nii edasi? Ma arvan, et väga palju ei muuda, ma üritan ikkagi keskenduda sellele, mida mina teen, sellele, kuidas mina suusatan, sellele, kuidas mina lasen, et jälituses ongi see oluline, et jääda endale keskendunuks enda tegevusele, et ei saa lasta ennast teistest liiga palju häirida. Koondise peatreener Indrek Tobraluts on nüüd meiega. Räägime natukene veel sellest tänasest hommikust. Sul endal sportlasena näiteid, nägid tüdrukuid ka. Kas ja kui palju, hea küll, tegelikult see ajaraam on väga väike, kui see jood umbes tund enne võistlusstaadionile. Kas see nagu mingit rutiini lööb sassi või tegelikult ei ole hullus? Põhimõtteliselt ei löönud, jah, me olime sellega arvestanud ja selle varuga olime transpordi tellinud, et tüdrukud natukene hakkasid nerveerima, et ei jõua suusatesti, aga tegelikult oli seal piisavalt aega, et ei midagi hullu, ei ajanud isegi suitsu tegema, et külma rahuga ja midagi tegemata ei jäänud, et selles mõttes ilma paanikata. Kes siis tänasel päeval selle õige suusa välja valis? Meeskond, selles mõttes meil on meeskonnas 4 hooldemeest, et pannakse pead kokku ja igal ühel on oma ülesanne, et kes valib mustreid, kes pulbrisuuski, kes vedeliket ja nii see otsus ühiselt tuleb. Lõpuks tehakse veel järeltest, et pannakse kõik need asjad kokku, et mis see siis nii-öelda võistlussuusal endast kujutab. Sellistes ilmastikutingimustes nüüd vist erilist väljakutset see määrimine ikkagi ei paku. Praegu jah, on võrreldes naiste sprindiga oluliselt libedamad olud, et siin päike ikkagi sulatab, öösel on korralik miinus, et tekib see suur kristall, kus suust on libedam. Muidugi siin on natukene kuivemad olud ja ei saa nüüd öelda, et ülemäära libe see lumi on, aga selgelt paremad kui naiste sprindis, jah. Strateegia tänaseks sõiduks, meil on ikkagi 2 erineva profiiliga sõitjad stardis, kes stardivad nüüd täna koos. Reginale kindlasti see 2-kildine ring sobib, samuti lihtsalt jälitussõit kui selline sobib talle rohkem kui Johannale. Ehk siis meie strateegia tänaseks võistluseks. Ega siin midagi erilist välja ei mõtlegi, et ilmselt tagant tulevad esimesel ringil paar kiiremat sõitjad, kes lähevad mööda ja natukene tuleb seal tuulekotis istuda, et selles mõttes Johanna on rahulik alustajaga ja see ei tähenda nüüd, et ta võiks seal ees vahe sisse lasta, et pigem ehk Johanna võib-olla peab natukene rohkem pingutama, kui ta tavaliselt stardis teeb, aga tuleb selle grupiga kaasa minna ja ilmselt nad tulevad seal esimeses lasketiirus kusagil 3., 4., 5. märgi peale, et taga on päris tugevad sõitjad, kes tahavad oma positsiooni kohe esimesest ringist alates tublisti parandada. Selles mõttes muidugi meie tüdrukute jaoks natuke teistsugune sõit sel hooajal, et me oleme enamasti neid jälitussõite ikkagi alustanud sealt praktiliselt 6. 10. Nüüd oled ikkagi mängus sees, hoopis teistsugused suusatajad ka sinu kõrval, et see tuleb ka meie tüdrukute jaoks esimene selline väga tugev jõuproov jälituse näol. Jaa, aga tegelikult ei ole suurt vahet, kas sa stardid 30. või 60. See tase on seal hästi ühtlane ja sa pead ikkagi lõpuks tegema seda, mida sa oskad ja üle varju ei hüppa. Et pigem on see positiivne, kui saad eespoolt alustada ja see loob paremad eelsad, et ka lõpptulemus on parem. Olgu Indrek, aitäh sulle, kohtume tiirus, nii et me oleme selle sõidu ootel ja täna kommentaatorid Tarmo Tiisler, Margus Ade. No nii, kaunist pühapäeva kõikidele televaatajatele. Eetris Itaalia, Anterselva ja naiste jälitussõit maailmameistrivõistlustel. Me oleme ilusa ja suurepärase spordipäeva ootuses, aga enne kui me asume siin sellise ikka väga korraliku heavy metal päeva juurde, minu poolt sügav lugupidamine ja tervitussõnad ka kõigile neile, kes täna Tartu maratoni päeval läbisid selle Tartu maratoni matkaraja. Ma olen teie üle uhke, et te seda teete. Pidage vastu, küll tuleb ka mõni lumega talv ja Indrek Kelk ära alistab.
Ja tere päevast ka minu poolt, head spordisõbrad ja nõustun Tarmoga, et küll see valge maa taas Eestimaad üles leiab ja tulevad need talved tagasi, kus lund jagub ja saame taas suuskadel aega veeta. Aga piirdume siis täna ja karton, et ka eeloleval nädalal vaid telelumega, mida meie siit Anterselvast teile ikkagi mõnuga pakume ja täna meil siis 2 kilomeetri rada. Ja 5 korral siis naised läbivad 2 kilomeetrist rada ja kui stardipauksid käib, siis tõesti 1620 meetri pealt alustatakse ja rada tõuseb kõige kõrgemasse punkti 1650 meetri peale. On üks raskemaid tõuse ka, see on 1,2 kilomeetri pealt ja see lõpp viimased 300, 400, 500 meetrit on selline kergem osa, mis toob siis võistlejad taas lasketiiru ja lasketiirus käiakse siis 4 korral, 2 esimest tiiru lamades ja 2 järgmist püsti ja täna on siis igast tiirust kasutada 5 padrunit ja kui märk üles jääb, tuleb minna trahviringile. Ja tõepoolest, õhutemperatuur on täna soojem 6-5 kraadi peal olnud ja järjest soojeneb. Väga teravat päikest ei ole, aga natuke ikkagi ja lumetemperatuuri näitab meil 0 kraadi. Ehk tõepoolest, nii nagu Karel ütles ka, et niiskust on natuke rohkem, aga samal ajal, kuna ööd on siin ikkagi külmad, siis raja alt tuleb seda külma nii palju peale, et kui kergelt seal nii-öelda raja pealmine kiht võib soojemaks minna, siis ikka altpoolt tuleb nii palju külma, et see rada on väga stabiilne ja kõikidel võistlejatel on väga sarnased sõidutingimused. Aga täna siis läheb rajale 59 suusatajat viimastel andmetel. Kamila Žuk, kes pidi alustama numbri 58, tema puhul on nüüd ametlikult teada, et ta ei lähe täna rajale, aga kõik teised on kohal ja nagu siis räägitud, 2 Eesti tüdrukut ka numbri all 30 alustab meil Riina Oja, kes hakkab täna sõitma oma esimest tiitlivõistluste jälitussõitu. Maailmakarika tasemel tal muidugi neid sõite on ja temaga sama sekundi sees läheb rajale 31 Johanna Talihärm, kellele tänane võistlus on juba karjääri 5. tiitlivõistluste jälitussõit. Kõige ilusam tulemus oli Pyeongchangi taliolümpial, kus ta 22. kohalt kukkus 4 kohta, aga lõpetas ikkagi 26. kohaga ja kui me vaatame nüüd Johanna sõite läbi ajaloo, siis ta ei olegi kordagi vaata, et jälitussõiduga tõusnud, pigem ikkagi paar kohta tiitlivõistlustel ära andnud. Aga maailma vägevad on kohal siin stardiprotokollis ikkagi päris mitu huvitavat nüanssi on, kui Marta Olsby-Röiseland stardib norralannade esinumbriga numbri all 1, siis järgmine norralanna Ingrid Landmark-Tandrevold numbri all 57 ja napilt sai ka peo peale täna Kirill Ekhoff numbriga 59. Jah, see oli väga üllatav sprindidistants, et seda juhtub harva, et julgen arvata, et hooaja peale 1 sõit tuleb selline, kus maailmakarika üldliider jälitussõitudes lõpetab 59. ja väga stabiilselt lasknud läbi hooaja, siis Kirill Ekhoff oli näidanud, aga päevad on erinevad, ei lähe ka kõige tugevamatel kõik kõige paremini ja tuleb tagasilöök igal pool ja tõesti see sprindidistants 1 norralase jättis siin ette, ülejäänud põrusid täielikult ja Knotton ei jõudnud isegi jälitussõitu, aga tõesti Tandrevold alustab 57. Ekhoff 59. Head sansid on olemas tänasel päeval siis Itaalia kaksikul, kes stardivad vastavalt 6. ja 7. numbri alt Liisa Pitocci ja Dorothea Viirer, aga 2 üllatajad ikkagi selles esikolmikus sprindipäeva lõpuks oli Susan Tankli numbri all 2 ja seesama Lucy Sarvatova Tšehhitar oli siis sprindi 3. Nii, ütlen lihtsalt vabal valikul paar nime veel. Denise Herman alustab 5. 38 sekundit pärast liidrit, Hanna Ööberi 18. ja 57 sekundit pärast liidrit. Ja täna on selles mõttes tore päev, et meil stardib täna 2 õde pealtpoolt. Neist Toori Ivana alustab vanemast Pauliinast eespool. Meil stardib täna 3 õde Kaspariini, neist kõige noorem Aita alustab esimesena. Meil stardib täna 2 õde Ööbergi ja noorem Elvira alustab eespool ja meil stardib täna ka 2 õde Semerenkot, aga siin on vanem õde Vita Semerenko natukene eespool. Ma ei tea, kas kunagi varem on seda olnud, ilmselt on, aga igasugused mõtted tulevad kodust kaugel pähe ja siis inimene hakkab vaatama nimede ja numbrite sisse. Ja et põnevust jaguks, siis ka mina ei tea seda, et oleks see sama esikolmik, kes on peale sprinti jäänud jälitussõidus samaks niimoodi, et see, kes läheb esimesena rajale, see, kes teisena, see, kes 3. on ka finišis jälitussõidu finišis sama, nii et kindlasti me saame
põneva sõidu, siin hakkab muutuma kohe, kui trahve hakkab tulema ja kui ei tule, siis tõepoolest need positsioonid, mis ikkagi sprindidistantsi lõpus ka kätte on võidetud, neid on natukene lihtsam hoida, aga me oleme startimas. Me läksime, Mart Ölsby-Röiseland sai oma karjääri esimese individuaalse tiitlivõistluste medali sprindis ja Susan Tankli läheb talle järele. See Tankli liikumine siin staadionil finiši eel, see on selline, et noored sportlased ja ka vanad, kui te mõtlete kannatamise peale spordis, siis võtke see pilt endale silme ette, kui te läbite oma mingisugust rasket etappi. Nii tuleb panna lõpuni ja siis tuleb palgapäev ka. Ja nüüd on 4 võistlejat rajale, ukrainlane Pidrušna, nüüd läheb siis kindlasti tänase päeva kaabhavariit Denise Herman 5., 6. siis Itaalia sportlane Vitozzi ja siis ka Viirer kohe rajal ja Preuss ka, nii et 8 on rajal. Nii ja ütleme siis ühe nime veel, sportlane Joensuust ütlemata. Ja Kaisa Mägeräinen number 40, aga lätlanna Paiva Pendika stardib 12. rajale, nii et suurepärane võimalus ka Läti võistlejal täna hea tulemus teha. Nii, minu esimene pakkumine ja arutlusteema lauale. Kas Denise Herman on Röiselandi esimese ringiga vähemalt 10 sekundi kaugusele jõudnud? No, ma arvan, et on. Ja Herman alustab alati kõvasti, aga ma tahaks ikkagi öelda seda, et tegelikult Röiseland on väga hea soos siin MM-il ja Hermanil ei ole tema vastu lihtne. Isegi kui ta alustab kõvasti esimesel ringil, siis viimased ringid tavaliselt kuuluvad Röiselandile. Huvitav on nüüd näha seda Itaalia duo liikumist, Vitozzi ja Viirer. Siin on palju räägitud nende omavahelisest nägelemisest, mis võib-olla ühe suurema sellise tõusu sai eelmise aasta MM-il, kui Cora Viirer ei läinud sõitma teatesõitu, sai just kui vaba päeva, järgmine aasta võitis massstardi. Viirerile see ei meeldinud ja see kõik on kandunud läbi hooaja, ikka võetakse teema üles ja kui nüüd oli see segateatesõidu pressikonverents, siis seal nad istusid kenasti kõrvuti, miljonid kehakeele eksperdid üle maailma tegid süvaanalüüsi ja leidsid, et ei, sõbrannad nad ei ole. Jah, aga tegelikult ega Viirer vedaski Östersundis koondist alt ja kuna heitus oli ju 2 võistkonna kaaslase vahel, siis maailmakarika üldvõidu pärast, siis Vitozzi ei saanud enam öelda, et sõbrad, et ma ka puhkan, mul on energiat ühistajatega sõiduks ja ei lähe ja seda siis Vitozzi kandis endas nii kaua ja nüüd alles siis ütles selle välja, et temale see Viireri käitumine ei meeldinud ja see ei olnud üldse võistkondlik käitumine ja tuleb tunnistada, et nad ikkagi parimad sõbrannad ei ole ja siinkohal ma tahaks öelda, et ma oleks Vitozzi poole küll natuke, sest tõepoolest Vitozzi pidi sõitma, Viirer valis selle, et hoiab ennast ühistardiga sõiduks. No aga vaata, Viirer võitis MM-i kuldmedale, tuli maailmakarika üldvõit. Aga oleks olnud vastupidi, oleks Vitozzi võit. Jaa, aga see ongi see, Vitozzi võib seda välja nüüd öelda, et see talle ei meeldinud ja tema jaoks ei olnud see õige. Nii, 6,5 sekundit on Herman sõitnud tagasi, Tankli on kaotanud natukene juurde. Lucy Harvatova, 3. alustanud tšekitar. No see on võib-olla vaata selle MM-i kõige suurem jututeema olnud siiamaani. Ja kui me vaatame Röiselandi, siis Röiseland on selle MM-i praegu ju kõige edukam sportlane 2 kuldmedaliga ja mine sa tea, temal on võimalus sellelt MM-ilt võtma neid medaleid ju veel, vähemalt 3, sest naiste teatesõidus on Norral ikkagi suur šanss. No kui praegu samamoodi jätkatakse, siis Röiseland pannakse sõitma ka paarissega teadet. Täiesti nõus ja Röiseland on väga hea, kiire, stabiilne laske, nii et on norralastel siis 2 head valikut nii Ekov kui Röiseland, aga kui Röiseland jätkab täna ka stabiilselt, siis suure tõenäosusega sõidab just tema tõesti paaris teates sõitu. Nii, esimesed 900 meetrit on Johanna ja Riina sõitnud koos. Nad on ka endiselt seal kohtadel 31, 32, 33 kaotust, mis see meil stardis oli, on umbes sama. Kõik on seal sama. Ja seal tullakse Tšehhitar Davidova Mironova Lunder selja taga ja Todorova Einfeld, Sloveeni tütar on meie naiste ees sõitmas Tankli. Kaotab natuke juurde Röiselandile, 4 sekundit juurde kaotanud ja siin tõesti fännid olid juba 3 tundi varem kohal, et heidelda nende raja äärsete kohtade eest, et panna just oma lemmikute lipud, loosungid sinna üles ja tänane päev on ka siis välja müüdud ja see oli esimene päev, mis müüdi kõige kiiremini nendel maailma Eesti-võistel välja. No siin heideldakse juba selle peale, et üldse peale saada pealtvaatajana, et siia tribüünile mahtuda üle
üle 25 000 siia üles ei lasta. Siis saab lihtsalt see nii-öelda turvamõõt ka täis, et saaks kõik korralikult üles-alla viidud. Nii, aga nüüd tähelepanu, asume asja juurde. Esimene tiir, naiste jälitussõit, Marte Olsby-Röiseland tiirus ja siis natuke üle 10 sekundi vahet tuleb veel Susan Tankli. Röiseland üldiselt lavades tiirus 85% laskja, Tankli ka enam-vähem sama ja siis kolmas juba Herman kohal. Ja ta on läbi aegade väga stabiilselt lasknud, et temal ei ole selliseid suuri kõikumisi erilisi olnud aga natuke tuult on nüüd lasketiirus võrreldes siis peale laskmisega ja nägin, et siin 1-2 pööret sihikutes Röiseland tegi. Herman 10 sekundit tagasi sõitnud esimesel ringil Röiselandi vastu. Nii, üks ring tuleb Röiselandil, meil on siis see võistlus, kus mööda lask on trahviring, Tanklil 2 maas, 3 maas. Herman eksib, aga Röiseland lasi ka natuke aegselt, nii et tundub, et Tankli läheb peale esimest ringi siin liidriks. Aga vaata, päev enne oma hõbemedali võitu 34-aastaseks saanud Susan Tankli läheb samas Harvatova 3 ringi, Dora Viirer. Nii. Hoppa, tehtud. Ja Vitotsil on midagi, ei ole seda enesekindlust laskedes praegu Petrusmaa ka 2 ringile, nii et kukub siit kõvasti tahale ja Vitotsil jääbki 1 üles. Röiseland tuleb sealt, Tanklile kaotas 10,7 ja siis Dorothea Viirer on tõusnud 3. ja selle sprindidistantsiga on ka maailmakarika üldliider muutunud ja Dorothea Viirer sai selle särgi siis Ekofi käest kätte ja on juhtimas 21 punktiga. Nii, aga meie tüdrukud on kohal, Johanna ja kohe tuleb ka Regina Oja, natukene on seal vahed, aga ei ole hullu. Ja Johanna laseb märgile number 30, et see on siis siin kõige valli poolsemas nurgas. Ja Oja hoopis teisel pool, märgil number 3. Nii. Johannal tuleb 1 trahv. Praegu on Reginal kõik väga hästi, 4 maas ja viimane jääb ülesse. Nii, aga vaheseis on siis selline, et Herman läheb ära 5. sõidab koos Kroissiga, kes lasi 0. Hanna Ööberi lasi 0 ja on selles samas seltskonnas koos Hermaniga. Ja Ööberg on kindlasti täna võimeline heitama siin maailmameistri tiitli pärast. See ebaõnnestunud püstitiir sprindis, kus jäi 3 märki üles, Ööberg siin ütleme, et pärast distantsi lausa nuttis, et nii ebaõnnestus see püstitiir. Nii, aga Kaisa Mägeräinen on lasknud 0 ja on tõusnud 23. No, aga Röiseland laseb siit Viireril julgelt mööda minna. Nii, aga Indrek esimesest tiirust. Nii, meie tüdrukud mõlemal 1 trahv. Satsid samal ajal tiiru hästi keeruline jälgida, et Regina laskmine viimane ilmselt selline kiire päästmine ja sinna 3 suunas ta minema läks, et otseselt vaja reageerida. Näitan enne teist tiiru, eks ta ise otsustab, et kuidas tal see sihtimispilt oli, kas oli natuke üleval, mitte tuuleolud sarnaselt peale laskmisele. Johanna laskmist vaatasin tagant järgi ja oli 1 viga kella 9 veel, ilmselt samuti lihtsalt oma viga, et seal mingisuguseid tuuleparanduse vaja teha ei ole. 1 ei ole hullu, aitäh. Nii, aga olukord on siis selline numbrite keeles, et Regina Oja pärast esimest tiiru 37, 1.31,7 maas, Johanna 41, 1.35,7 maas, 4 sekundit omavahelt, aga 2 norralannat Ekkop 0, Tandrevold 0 sõidavad koos ja on Johannast maas 5 sekundit. Ja eespool on siis seis selline, et Röiseland koos Viireriga on nüüd vahet vähendanud vastavalt 3 ja 4 sekundit Tankli vastu. Herman tuleb 4. 22 sekundit, vahe oli 27, nii et 5 sekundit Tanklit tagasi sõitnud. Ööberg jätkab koos Preussiga ja kaotus 26,3 sekundit, et Ööberg ja Preuss sõidavad praktiliselt samas tempos kui Tankli. Ja, aga Ööberi ei ole nüüd võtnud ennast igal juhul sinna Hermani külge. Ja kes on suurim tõusja, Jurlov on tõusnud siis 21. kohalt 9. peale esimest laskmist ja Vitotsi langes selle 1 eksimusega 13. Nii, ehk siis, ja tõusnud on ka korralikult Peskov. 20. 12. temagi lasi 0. Monika Hoinis-Tarega on tõusnud 12 kohta ja on nüüd 16.55 maas ja Kaisa kaotab vaha ja punktis minut ja on juba 12.
18, vabandust. Ja Kaisa on kõvad sõitu teinud ja tõesti, kus nii laskmine õnnestub, siis praktiliselt ühe puhta tiiruga võid tõusta, noh, oleneb, kus kohas sa oled, aga ütleme seal 30 peal olles võid sa põhimõtteliselt 10-13 kohta tõusta, kui sa eksimusi ei tee, sest nii kiiresti muutuvad need olud, nii tihedad seisud on seal kohtadest, ütleme, et 14 kuni 45. Nii, nüüd on Talihärm ja Oja saanud rajal kokku, on andnud kohti natuke ära, on 42-43, aga Eckhoff Tandrevolt duo tõuseb juba 37-ndaks, 38-ndaks ja on läinud kõvasti ei ole, aga on tuntavalt läinud meie omadest mööda. Ja 3,7 peale jõuavad siis liidrid. Tankli on veel natuke tagasi andnud ja Viirer Röiseland 4,5 sekundi kaugusel jõudnud. Herman tuleb läbi 17,7 sekundit, kaotust oli see 22 sekundit ja siin nüüd Öberg on asunud seda duot vedama, koos Preussiga tullakse sellesse 3,7 kilomeetri vahepunkti. Aga siin on tulnud vahet juurde, 4 sekundi jagu, enne oli see 4, nüüd on juba 8 peal. Aga vaata, kohe selle nuki peal jäi ka Preuss maha, et Öberg tegi siin sellise väikese taktikalise vea, lasi Preussil vedada ja tundus, et Preuss tegelikult ei jaksa sõita nii kõvasti, kui peaks sõitma Tankliga võrreldes ja tegelikult oleme ausad, ega Tankli ka ei sõida ju rajal väga kiiresti. Nii, nüüd kolmik ongi praktiliselt juba saanud kokku ja kõrvuti tullaksegi nüüd siia hea publikumi ette. Tankli esimesena Viirer, Röiseland, no mööda ei lähe siin staadionil, jah, vahepeal tundus, et lükkab hooga ja inertsiga läheb mööda, aga kolmik koos. Ja Kaisa rühib aina ettepoole, on tõusnud 18-ndaks, nii et 5 kohta veel nende vahepunktidega tagasi sõitnud. Aga kaotus siis 55 sekundit Kaisal, kui esikolmik on kohal ja teine lamades tiir täna. Nii, Tooro Viirer, kui kiirelt laseb? Kas see oli sprindis, kus tal ikkagi need lasu pikkused olid 3-4 sekundi vahele selle tuulise oluga, aga jälgime. Ja läksime! Viirer 5-5, Röiseland viimast lasku hoia. Saab ka minema. Läheb ära, aga nüüd on Hermanil ka variant, kui laseb 5 alla ja 3 on maas ja Herman 4 maas. Ja tuleb Piers. On üsna pea saanud ka need esimesed kätte, kuidas nüüd Hanna Öberi. Ja võtab temagi 5 maha ja Kaisa on tiirus. Hauser ka ei eksi, saab 5-5 ja Vita Severenko samuti nulliga läheb Vescont ja minema kindlasti Hint samamoodi, Kasparän samamoodi traaviringel, nii et Öberg on tõusnud 4-ndaks, 22 sekundit kaotus. Aga Kaisa läks vist panema hullu, sest 2 eksimust on juba tulnud. Jah, ega siin täna tulebki riske võtta ja Vitotsi ka nüüd natukene parandab seda positsiooni ja peale esimest tiiru oli ta lüks nüüd siis nulliga ja peakski kohe sinna tulema tema. Nii, Pidrus naasab minema. Jalkov on tõusnud juba ka 8 kohta ja on 8. Üllatavalt aeglaselt ikkagi Vitotsi läbib seda lasketiiru osa, et ei tea, kas seal midagi nagu ei olnud paigas, sest ta tuli lasketiiru 46 sekundit kaotust ja läheb siit ära 51 sekundit kaotust, nii et oma 10 sekundit laseb aeglasemalt kui Viirer ja Öberg. Aga selles tiirus jällegi Eckhoff teeb puhta platsi 5-5 maas, Tandrevolt teeb 5-5 ja Paiba Pendika teeb 5-5. Ja Regina ja Johanna on ka laskmas, Regina läheb nüüd nulliga, suurepärane Regina ja Johannal jääb üles 3 märki. Nii et siit tuleb nüüd kõva kukkumine Johanna jaoks ja Regina peaks nüüd tõusma küll ettepoole, vaatan 30 on läinud, 31, 32 ja nüüd läheb kohe Regina seal 2 punktist läbi, tema selja taga ka 2 tulijat, oleme 33-ndad siis ja selja taga veel ja Kaisa Mägeräinen kohe Regina selja taga, nii et 2 eksimusega langes 17. kohalt Kaisa 38-ndaks. Nii, aga tuletame siis selle vahe meelde, mis oli tiirust ära minnes Hermani ja Viireri vahel, see oli 14,4. Röiseland 5 ja kus meil siis nüüd on Viril Eckhoff, tema on meil juba tõusnud 28 kohta, 1,24 maas on 27. Nii, Herman tuleb, oli see vahe 14,4. Viireri vastu on 11,6, nii et natukene on tagasi võitnud ka Herman. Nii, aga teine tiir ja Indrek Tobrevits.
Indrek, selge on nüüd see, et ühe sportlase jaoks see võistlus jätkub ja teise jaoks midagi ei ole teha, praktiliselt on see võistlus läbi. Paraku küll jah, et Johanna lasi esimese tiirusel seina ääres 30 peal ja kõik jäi vasakule äärde. Et ma näitasin talle esimese laskuse tulemust, ta reageeris ilmselt ja nüüd lihtsalt teisi tiiru ma ei jõudnud, ma ei näinud, kus see on, aga võis olla see, et ta nüüd sattus nii-öelda ettepoole laskma ja seal oli tuult lihtsalt natukene rohkem ja võisid minna kella 3. See võis olla üks põhjus, miks oli 3. Reginal parandusi vaja teha ei olnud ja teises tiirus läks ilusti puhast poole. Aitäh! Nii, aga üks on selge, et Röiseland on väga hästi strateegiliselt sõitnud. Eelmisel ringil lasi ta Viireril vedada, hoidis sinna selja taha, aga nüüd, kui see tõus lõppes, selle nurga peal oli näha, et Röiselandi jalg on kergem ja ta põhimõtteliselt astus lihtsalt Viireril eest ära. Nii et Röiseland on praegu väga head taktikat rajal tegemas, aga loomulikult toorosid maha ei jää, aga see distantsi teine pool, julgen arvata, et suusarajal kuulub küll Röiselandile. Nii, aga kus on meil Herman? Teda veel ei ole taga näha. Ei saa väga kaugel olla, aga... Ei saa, aga võiks juba lähemal olla. Näe, tuleb sealt Viirer ja Röiseland on praktiliselt koos, 11 oli jäänud Hermanile, nüüd tuleb küll, vägevalt tuleb ja on saanud sekundi jagu lähemale. Norralased muide on väga täpselt kepsudega mõõtnud välja kõikide raja kõige optimaalsemad trajektoorid. Siin oli pilt Norra meedias, kuidas Johannes Tingesböös GPS-i aparaat oli peapaela tagaosas, kus siis tulid, ilmselt sinna oli kõige mugavam kinnitada tema puhul, et kus siis andmed lähevad kõik ühte kokku, analüüsitakse läbi ja siis on teada. Nii, asja juurde. Ja Öberg on nüüd natuke tagasi andnud liidritega võrreldes, oli see 22 sekundit. Viimases vahepunktis on nüüd siis 5 sekundit juurde tulnud ja Hauser on tõusnud siis 5. 17. kohalt, nii et Tank ei langenud teiselt kohalt 6. ja nemad tulevad ka siis paaris rakendist. Ja Pjalkova tuleb 7. Vita Semerenko 8. 5,7 läbi, aga liidrid meie eest läbi ja jõudmas siis esimest korda tänasel võistluspäeval püsti tiiru ja Toorol kindlasti väike eelis siin kiirema laskjana on, aga samal ajal ei kumbki või lubada endale mööda lasku. Röiseland püsti tiirudest tavaliselt 80%, Herman 72, Viirer ka seal 80 peal. Oleme valmis. Nagu Vestel ja Dorothea lähevad jälle koos ja Herman ei ole veel alustanud, nii et praegu näitasid ikkagi laskesuusatajad, kui hea rütmingu tuleb lasta, Herman jätab ühe ülesse. Püsti tiirud siin MM-ile, Hermanile ei õnnestu. Ööberi 3 trahvi sprindi püsti tiirus ja sinna jäi tema medal ja hakkab jälle pihta. Oi. Ja Ööberg võttis praegu selge riski, alustas kiiresti, aga no ütleme nii, et seda tuleb võtta, seda tuleb proovida, midagi teha ei ole ja vaata kohe, kui keskendud natukenegi, siis need märgid alla tulevad, aga kes hakkab heitama nüüd pronksi eest Hermaniga? Sa oled kindel, et Röiseland Viirer sõidavad kulla peale kahekesi ainult? Mul on tunne ja, et siin on juba sõidetakse päris hästi, aga Tankli Hauser praegu väga heas rütis mõlemad laskmas ja Tankli Hauser mõlemad lähevad. Ja hästi lähevad mõlemad ja Herman ka nüüd lõpetas traaviringi ja Herman läheb ikkagi ennem. Näeme ka siit vahepunktist, Herman läheb ikkagi 3. ja nüüd see kaksik, nemad ei sõida muidugi nii kiiresti kui Herman, aga Hauser ja Tankli kahekesi koos siit tulevad ja rütmist on ka näha palju aeglasemalt kui Jurva, Berg paugutab ka nulli, Hints, Pitotsi samamoodi. Samal ajal ütlen raja pealt Regina Oja on 5,7 kilomeetri peal ehk siis enne tiiru 41. 2.05 Presassiga praktiliselt sõidab koos ja Regina peaks nüüd olema õige peamine tiirus ju ka. Ja Ekov siis nüüd laseb 3 trahvi ja tema sõit on siis täna sõidetud. Pitotsi jätkab 10. Täpselt, mida sa ütlesid, läks vist hullu panema. Ja eks nad võtavad siin riske ja siit lihtsalt ei ole võimalik nii-öelda siis magusat kohta püüda, kui sa riski ei võta. Mägerainenil tuleb ka 1 trahv juurde, samas Tandrevold läheb 0-ga. Ja nüüd on need, kellega on sõitnud koos Regina jõudnud juba tiiru ja Regina Oja on ka tiirus nüüd. Ja Regina läks 33. tuleb siis 42. Väga tihe grupp on. Nii, 5 lasku. Siit võiks tulla, aga juba 1 trahv.
2 trahvi. 2 jääb. Jah, 2 on palju püsti, et midagi ei teha, et täna ikkagi jah, siin grupis ennast hoida või ettepoole saada tuleb ilmeksimatult lasta, aga jah, nii on. Nii, Johanna on selles tiiru eelses punktis on seal 54-s 3.23, aga duo töötab koos, Röiseland-Viirer koos veel kord Hermaniga, keda mina küll veel kullamängus maha ei mataks. Oli vahe tiirust minnes 38,8. No saame näha, igal juhul on näha, et siin ka hooldetiim teeb head tööd ja natukene kõrvalt siis spordijooki juurde. Jah, kuna see on ikkagi juba üle poole tunni kestusega sõit ja see jootmine ei tulene mitte isegi distantsi pikkusest, aga pingutuse kestmisest. Ja mis on hästi, hakkab siin ka mängima oma rolli, on see, et sportlaste jaoks, enamuse jaoks on juba 3. distants, nii et ega see väsimus hakkab ka ja need mäestikupäevad on ka kõigil erinevad, kuidas see aklimatsioon siin on, kui Johanna Talijärv on ka nüüd meil püsti tiirus ja laskmas, kui eksi, siis märk 24 Johannal. Nii, ja nüüd tuleb esimene trahv ka. Ja üks jääbki, üks trahv tuleb. Samal ajal vaatan, Regina on trahviringid lõpetanud, on hetkel 46, 3.07,3 kaotusliidrile. Siit tuleb esimene punkt. Ja see duo tundub, et liigub hästi ja Herman ei ole praktiliselt midagi tagasi võtnud, nii et paaris rakendis üksteise alla jagatakse seda liidrirolli ja veetakse sellise mõnusa tempoga. Tankli Hauser nüüd kaotavad Hermanile juurde, et praegu tundub tõesti, et Röiseland-Viirer sõidavad kullale, kui ei teki siis lasketiirus muidugi seda, et kumbki laseb rohkem kui ühe. Ja Herman tundub kindlalt pronksile minevat, kuigi Hermanil on oht see, kui Herman eksib, ta ei ole nii stabiilne püsti laskja, siis Tankli Hauser võivad tagantpoolt üllatada. Aga Itaalia publik on praegu valvel. Neil üks medal koduselt MM-ilt on olemas. Nüüd oma orutüdruk Dora Viirer sõidab kullale juba 2 kulla võitnud Röiselandi vastu. Ja kellel medalit ei ole, siis Saksamaal ei ole veel sellele MM-il medalit, nii et Hermanil on võimalus Saksamaale ja nendele fännidele, ma julgen arvata, et isegi Saksamaa fänne on siin 2 korda rohkem kui Itaalia fänne. Nii, Johanna on ka tiirust ära läinud, on 55, 4 minutit liidritest maas. Siin nüüd tuleb duo Tankli ja Hauser. Nemad on siis ka piisavalt kaugel Hermanist, kes tuleb nüüd. Kaotus oli 37, nüüd on 33, 4 sekundit. Ma pigem eeldan, et Herman sõidab praegu kindlalt 3. koha peale lootuses, et juhul kui 2 esimesel läheb võssa, siis äkki tõmbab tema. 2 esimest kindluse mõttes hullu on väga riskantne panna ükskõik kummal siin püsti tiirus, et pigem minnakse kindla laskmise peale, lastakse täpselt sellises rütmis, mida on harjutud tegema, sest ei ole mõtet võtta ülemäärast riski praegu, et minna igal juhul kiiresti laskma, et pigem lastakse nii, et ollakse valmis ja Obereger on valmis. See on magus pilt praegu, Viireri endine treener ja Röiselandi praegune treener laskmisala. Ennem oli näha, et Röiseland alustas natuke kiiremini, mis annab talle psühholoogilise eelise, aga pihta tuleb lasta. Viimane tiir. Aga Viirer lasi nüüd esimesena ja eksis, Röise võttis väikese vahe ja nüüd eksis tema. Nüüd võib niimoodi minna, et Hermanil ongi siin šansid olemas, Röiselandil 2 ja Toorol on 1 jäänud. Kaua ootab? Raske, see tähendab, et on raske. Ja Viirer ka veel ootab. Nüüd läheb 1. Saab ka Röiseland alla, aga nüüd on Hermani kord ja kui siit 0 tuleb, siis Hermanil on võimalus ikkagi sõita Viireri vastu viimasel ringil oma, julgen arvata, 10 sekundit tagasi, aga ta peab laskma need märgid alla. Herman ei ole ammu enam see nii-öelda kiire suusataja ja kehv laskja. 2 maas, kuulete? Nii! See oli valus ja tuleb minna ringile, see tähendab seda, et ikkagi ta ei sõida esimese kohaga, aga Tooro on liikumas kulla peale, kui Röiseland tõmbab nüüd sealt 150-sele veele ja Tooro läheb ja Itaalia on saamas järjekordset kulda. Nii, vahe jääb umbes 20+ sekundit.
siis tulevad koos Hermann ja Röiseland, nad hakkavad võidu sõitma, nad hakkavad hullu sõitma ja hakkavad järele sõitma, usu mind. Ja aga ma arvan, et Röiseland peaks saama nüüd Hermannist oma 15 sekundit varem rajale ja vaatan siit välja, nii Röiseland läheb ja lähevad koos Hermanniga. Koos, 23-24. Ja no nemad sõidavad ikkagi hõbeda peale ja ei julgeks küll ükskõik kumma peale panna. No Röiselandi taktika võiks see olla, et ta ei saa päris lõpu peale jätta, sest Hermann ikkagi endise murdmaasuusatajana väga tugev sprindilaine, nii et tema peab valima selle poole, et pikk spurt võiks Röiselandi edu olla. Nii, Hints on tõusnud nüüd 4. 41 on maas, ehk siis 17 sekundit on Röiselandil ja Hermannil selja taga seda nii-öelda mänguruumi ja riskeerimise ruumi. Järgmine vaheajapunkt ilmselt on otsustav, kui 23 pealt on tuldud, noh ma panen väga puusalt 15 peal. Ja noh, ütleme ikkagi Viirer nii hea on ikka, et ta ei anna siin Röiselandi Hermannile võimalust. Ta peab ikka täitsa ära kustuma sellel viimasel 2 ringil ja mis on muidugi väga magus täna, Toro on ju maailmakarika üldliider ja Ekop on seal teine, Öberg 3, siis Ekopiga vahe ikkagi läheb päris suureks peale tänast sõitu ja siit on siis Dorotea tulemas. Nii, Toro Viirer, tal on üks individuaalne maailmameistrivõistluste tiitel eelmisest MM-ist Östersundi ühistardist sõidust. Siin Röiseland Hermann ja Hermann ei ole läinud ette. Ei no eks ta teale, et Röiseland sõidab ka viimast ringi võimsalt ja kui ikkagi hõbeda eest võidelda tahab, siis tema jaoks ongi strateegiliselt tähtis hoida Röiselandi selja taga ja kui tunneb ikkagi, et eessõitja ei jaksa sõita, siis muidugi keegi sinna taha ootama jää, aga praegu kindlalt Hermann hoiab ennast sinna selja taha. No igal juhul Saksamaa saab esimese medali ja Norra tähelepanu saab siit laskesuusatamise maailma meistrivõistluste 200. medali. Norral seni koos 199 medalit, 73 kulda, 66 hõbedat ja 60 pronksi. Saksamaal 144 medalit, aga Toro läheb ja no ei kuku siit midagi teistele, kell läheb käima, Röiseland nad lükkavad rahulikult ka juba. Ja no Röiseland võiks muidugi Hermannile nüüd rada pakkuda, sest siin on veel mõned tõusud ja seal hoopis ise tagasõit puhata, et annaks võib-olla mingi šansi temaga heidelda siin staadioni alal. Või siis üritab ikkagi pika spurdi peale minna, aga no Röiseland on ka päris kõvasti siin tööd teinud eelmistel ringidel, et arvata võib, et temal ka jaksu ei ole. No nii, Regina Oja on jõudnud meil viimasse püstitiiru. Ja samal ajal Viirer ja Hermann puhtalt mängivad hõbeda peale. See on nüüd väga tähelepanuväärne hetk, et vahe on läinud suuremaks ja Hermann istub pukla taga. Nüüd siia staadionile tulles, eks ole, väike taskumine, siis üks sirge, teine sirge, kolmas sirge. 290 kraadist kurvi. Ja Regina laseb nüüd märgid alla, no super, saab enesekindlust nüüd juurde sellest viimasest tiirust ja viimast 2 kilomeetri ringiga kergem sõita. No Hints, Pjalkova ja Hauser ja Paiba Pendika, me oleme ära unustanud lõunanaabri. Paiba Pendika on suurepäraselt tulemas ja Paiba läks välja 10. ja nüüd on tõusnud juba 9. ja kui veel vajutab seal tugevalt, on Hauser ka võimalik sealt kinni püüda ja minna 8. või tulla 8. finišisse. Nii, siin kopteri pildi peal ka juba võetakse pidulikult Toro Viirerit ja tagumist tuuad ka. Siin saab lipuga lehvitada ja lipuga lõpetada. See on üks, mis selge. Nii, ikka Röiseland ees ja Hermann nagu üldse, et vaata Öberi! Oi, kui väga vingelt tuleb ja Hints on tema selja taga, nii et tulevad väga hästi Öberg, Hints paaris rakendis, 10 sekundit on vahe. Kui nüüd Röiseland ja sakslane midagi seal hooldetiimi mees näitab, et kas näidatakse. Ja, et kus kohast nüüd võtta seda kurvi, et siin on võimalus nüüd minna kasutada sisekurvi ja välikurvi, nii et Hermann peaks olema natuke raskem sportlane ja tagant tuulest välja tulla ja kui sellesse kohta tuleks, ma pakun juba, et Hermann siin ründab. No see tõus on see viimane tõus sellel rajal. Iseasi, kui palju nüüd Öberi jõuab järgi ja sirge ju. Ja aga siin see osa tegelikult on kõik selline platoo heitluse osa ja kui tullakse siia lasketiiru alasse ka, staadion on kõik 150 meetrist kõva heitlust, vaata, Hermann kasutab praegu kohe, aga nüüd annab väikse võimaluse ikkagi Röiselandile kaasa selja taga tulla, aga vaata, kohe kasvab tuleb sisse, Hermann toob Saksamaale esimese medali ning tuleb ja nüüd on läinud ta Röiselandi eest, aga pronks Norrale tuleb tagant, Öberi veel ei paista, vahe on 6 sekundit siiski veel, aga vist ei tule medalit Rootsile. Hermann läheb nagu auruvedur. Samal ajal juba siin staadionil võetakse tuurid
helid üles, detsibellid taevas, dolomiitide kohal Tooro Viirer tuleb maailmameistrina. Nüüd saab juba rahulikult lükata teine individuaalne maailmameister Dorothea Viirerile. Pööre siia tiiru taha ja siis kuldselt finiši poole. Ja Viireri jaoks siis jälitussõidu esimene maailmameistritiitel tema ajaloos on tal korra hõbedal olnud. See oli Oslos 2016. Rohkem midagi ei ole. 2011. aastal tuli ka juunioride MM-ile maailmameistriks just sellel samal distantsil. Aga nüüd, mis võiks olla magusam kodupubliku ees, võtab jälitussõidu maailmameistritiitli. Selleks saab Itaaliaga teise medali. Nii, ja Viire on kohal eelmise aasta võitja Denise Herman. Tiitlikaitsjana saab seekord hõbeda rahul kindlasti. Röiselandil tuleb 2 kuldmedali kõrvale, 1 pronksmedal ja siis Hanna Öberg, mina küll plaksutan kaasa. Ja Heina Öberg tegi väga kõva lõppu, aga näha oli, et Röiseland ei jaksanud ikkagi nii kõvasti vedada, et Öbergil oli šanss seda vahet seal kõvasti vähendada, aga noh, ütleme nii, et Röiselandil väga vahet ei ole, kui 2 kulda on juba kaelas, siis hõbe või pronks, aga Hermanni jaoks muidugi väga suur saak see hõbemedal ja Saksamaa saab siis nende mängude esimese medali. Nii, siin tundub, et rõõmsad on kõik, kes finišisse jõuavad. Aga Paiba Pendika nüüd pakub küll huvi, et Paiba on, no ikkagi tuleb 9. sest Hauser on suutnud ka juurde panna seal lõpus ja tagant ka kedagi ei paista, nii et Läti saab koha esikümnes tänasel päeval ja Preuss on finišis. Nüüd tuleb Hauser 8. järgmine peabki olema juba Paiba Pendika. Nii, samal ajal kui me tunneme pisukest kadedust Läti kõrge kohal ja ütleme, et Regina Oja on pärast viimast tiiru seal 48. kohal Claire Eganiga sõidab ta koos. Et siis meie tänapäev oli selline. Ja, nagu me... Ja Hanna on 51. Nende omavaheline vahe on ikkagi 50 sekundit. Ja nüüd tuleb Kirill Ekhoff lõpuks. Ja Kirilli jaoks muidugi oluline, kõik need punktid maailmakarika arvestuses, siin ei saa midagi ära anda ja tuleb teha iga koha ees kõvasti tööd ja Tandrevold on muidugi täna kõvasti ka tõusnud ettepoole 14. finišis ja Tandrevold alustas tänast sõitu 57. kohal. 33 kohta tõusu Ekhoffil, jumal, veel rohkem. 59. 20. Ja Mägeräinen 22. finišis, tema ka tõusnud siis täna 18 kohta, aga 4 eksimust. Nii et Ekhoffil jäi kõik tegelikult ühte tiiru ja Kaisal paari tiiru peale Vitotsi 3 trahviga jõuab kohale 27. Ja Vitotsi täna rajal ikkagi ei teinud seda sõitu, mida oleks oodanud. Ja vaatan ülivõimsalt rajal täna ikkagi parim... Ei, tahtsin juba Herman öelda, aga Kaisa Mägeräinen, kõige kiirem naine rajal, 3,8 sekundiga kaotas Kirill Ekhoff ja Denise Herman 3. sõiduaeg, Innerofer 4., Davidova 5., Peskond 6., Mironova 7., Tandrevold 8., Hööberg 10. ja Röiseland alles 11. kaotus 42,9 sekundit Kaisale. Nii, aga näiteks 3. kohalt alustanud Lucy Harvatova Tšehhist jõuab kohale nüüd ja ta on kaotanud sisuliselt 40 kohta täna ja 7 trahvi. Ja Tankli on 36. kaotades siis 34 kohta. Nii, Regina 48. kohal endiselt sõidab, Rukko on tema selja taga ja sealt võib väheke muret veel tulla. Johanna sõidab kindlalt 51. koha peal. Nii et kui me siin igaks juhuks, täiesti igaks juhuks kirjutasime välja, et meie kõrgeim koht tiitlivõistlustelt Eestil siis jälitussõidus on Östersoni MM-il 2008, Eveli Saue oli siis 19. Seda me täna veel üle ei sõida. Ja Hanna Öberg oli viimasel ringil kõige kiirem naine, et sõitis näiteks isegi Hermanni üle 8 sekundiga ja oli ka näha, et hästi liikus Öberg, nii et vaatame, kuidas rootslased siin MM-i käigus veel paremaks lähevad. Nii, aga Regina on kohal, koht täna 48, 3.34 kaotus kohe tema ees lõpetaja Elvira Öberg, kes andis ära 34 kohta, Regina 18 kohta. Ja Regina tundub, et on tal rajal täna päris raske olnud, et on siin 2.34 kaotab võitjale ja näitas siis hetkel kõik, kes finišis on tulnud 50. sõiduaega. Nii, ja Johanna on ka kohal, on selle eelviimase sirge lõpus, siis tuleb pööre lõpusirgele, mis siin Hunter-Selvas nüüd päris ütlemata pikk just ei ole ja rahulikult Johanna tuleb kohta, ta enam ära ei kaota, aga siin siis
Oi, kas tõesti Vitotsi? Ei ole. See on San Filippo, et Vitotsi vist jah. Siin patsutama viirerite ei hakka. Aga no mine sa tea, kuidas neil tegelikult oma vahel läheb, seda me ei teagi. Viisakus on ikkagi üle kõige, et see on selge, et õnne ikka soovib, et sellest juhtu midagi. Johanna finis siis 51-esena, täna 5 eksimust Johannale ja vaatan suusarajal ka 2.20 kaotust, Reginal 2.34 kaotust, nii et suht võrdselt meie võistlejad omavahel täna võistelnud suusarajal. Nii, aga rõõm näha, et seal keskel ka Eesti lipp lehvib ja kui meil on nüüd meeste sõit ka ju täna plaanis ja tulemas, siis me tegime siin ühe väikse ringkäigu enne meeste sõitu ka ja meeste sõidu eel me näitame siis, mis melu tribüünil on ja kuidas seal värk on ja milliseid toredaid tegelasi seal kohata saab. Eestlasi on siin sümpaatselt palju. Ja lippudega väljas, nii et eestlane on väga lahe spordifänn ja see teeb rõõnu, et ise ka siin ikka ennem starte teen ringe, siis kohtab eestlasi ja näeb Eesti lippe, nii et väga vinge. Täna muidugi pühapäevane päev ja Boni M siis küttis siin rahva kuumaks ennem seda, kui naiste jälitussõit algas, aga Regina Oja on täna tubli saavutus läinud lasketiirus, on siin 10. laskekiirust näidanud, mis ei ole üldse halb saavutus. Samal ajal Johanna leiab 51. kohalt, nii et Johanna ikkagi kaotas siin Reginal oma 27 sekundit lasketiirus tegutsedes. Aga jah, siin on ikkagi päris korralik meelelahutusprogramm, tõsi küll, kuna laskesuusatamise publik, kes kohal on ikka selline keskealine ja siis vanemapoolne, siis ka muusika on sellest ajastust, mis tõttu Alvar Tiislerile tuleb avaldada kaastunnet Boni M-i pikaajalise kuulamise pärast, aga harjub ära ja siis Eminem jälle paneb kodus arvutist peale ja annab elada küll. Millegipärast lasti siin enne starti hümne päris pikalt. Ukraina oma lasti, Itaalia oma lasti, Itaalia võib-olla treeningu mõttes oli, et nüüd saab ju õhtul on medalipidu Anterselva all külas, kus siis ilmselt minnakse hulluks. Ja kuna ikkagi itaallased on kindlasti kohal ja saksa fänne kõige rohkem, siis ka sakslasi mahub sinna, nii et tõesti täna fännid saavad pidutseda siin täiega, sest homme on ka puhkepäev, nii et kes täna pikalt üleval on, siis saab homme rahulikumalt võtta ja väga paljud kindlasti on ka selle MM-i pooleks jaganud, ei jaksa keegi siin 10 päeva järjest koha peal olla, nii et nädala 5 kindlasti tulevad uued fännid peale ja uuel nädalal juba uued võistlused. Jah, aga see puhkepäev, see on kõik vaid pealtvaatajate kohta, sportlased teevad oma tööd edasi. Nii, aga stuudio jätkab. Ja, saame nüüd hakata vaiksemates toonides selle sõitu üle analüüsima. Kõigepealt üks suur ohe pärast seda võistlust, sest võistlust jälle oli, meil on olnud 4 starti, millest ükski ei ole olnud selline väga madala pulsiga. Ja täpselt nii, et nii nagu arvasime, täna seda kohtade vahetust tuleb oma jagu, et kõigepealt Tankli ja Šarvatova, eks ole, kõrbesid täielikult. Tankli oli näha, et täna enam sõita ei jõudnud ja viimases tiirus jäid kõik märgid üles ka veel, nii et seal ei olnud enam mingit varianti ja Šarvatova juba langes varem välja ja nii nagu arvata võis, siis Herman sealt 5. kohalt startides oli kindlasti ohtlik ka kulla peale ja tegelikult oli tal see 4 märki maas püsti tiirus ja viimane alla ei tulnud, oleks saanud kulla peale sõita. Hakkame esikolmikust pihta. Toro Viirer kõigepealt. Selge see, et kodupubliku eest juba hooaja alguses rääkis, et las MK läheb nii nagu läheb, kuigi ta on nüüd MK-sarja üldliider. Sellegi poolest kodupubliku ees hea esitus suusarajal, pidas tugevatega väga hästi vastu ja selge see, et lasketiirus ka vana hea Toro oli tagasi. Jaa, täpselt nii oli ja nii nagu jälitsus selle lühema ringi pealt on, et kui sa ikkagi nullidega tuled ja küll viimase see üks üles oleks Röiselandil saanud kõik märgid alla, siis oleks jällegi Viireril ühega läinud keeruliseks, aga see oli piisavalt hea täna ja just nimelt, et naine naise vastu jaksid nendega sõita ka. Denise Herman, temal siis jah, oli võimalus panna siit täna võidu peale ka, viimane märk jäi ikkagi lasketiirus ülesse. Sellest hoolimata, sellest heitlusest nüüd medalite peale. Denise Herman endise murdma suusatajana, kes spetsialiseerus sprintidele, ikkagi võttis jällegi sellise, ma ütleks, oma kõige tugevama trumbiga selle lõpu ära. Jaa, selgelt seal viimase nuki peal selle põllu servas 6000 inimese ees pani oma selle sprindikäigu sisse ja seal Röiselandil mingit võimalust järgi võtta ei olnud ja sellega oli asi otsustatud hõbemedali peale. Siis Marte Olspu Röiseland täna teenib siit pronksmedali tema sõit. Ma arvan, et ta arvab ise ka, et 3 oli liiga palju, et täna tegelikult, kui ta 3 trahviga ja endiselt võttis medali, siis ta
kindlasti kahetseb, oli hea võimalus võtta teine kuld järjest, et palju ei puudu ei jäänud, 13 sekundit. Ja, hakkame rääkima veel, natukene oleme täna kadedad ka, ehk siis Paiba Pendika sõidab ennast, ma ei tea, mis ta lõpuks oli, ta oli 9. No jällegi me nägime siit, me vaatasime koos, kuidas ta viimase ringile kas või läks, seal oli ikkagi meeletut jõudu selles minekus. Ja absoluutselt, tal see nii-öelda mootor töötab ikka väga hästi, et läks kohe ründas Sveitsusest mööda ja kusjuures tõusis täna 9. ka 2 trahviga ja kui me neid sekundid vaatame, siin 53 sekundit lõpuks jäi võitjaga vahe, et siin nulliga on alati ka natuke liiga palju loota, aga praktiliselt oleks sinna medali piiri peale hakanud sõitma juba. Paiba Pendika ka, ikkagi viimastel tiitlivõistlustel on tegelikult olnud väga sellises stabiilses hoos kogu aeg. Et nad saavad ka seal Bridžise seltskonnas küllaltki hästi MM-iks ennast vorm. Ja see on üks asi ja teine asi, et tema ikkagi selline baas keskmine tase on ka täitsa korralik, ikkagi selline stabiilselt punktile suudab sõita ja selle pealt ei ole enam väga palju vaja juurde panna, et tõusta ka siis veel parematele kohtadele. Jälitussõidus selge see, et on tagantpool sportlasi, midagi ei ole teha, ükskõik kui hästi sa sõidad, on sul raske 3. kümnest, 4. kümnest, eriti 5. kümnest sõita ennast väga kõrgele. Kaisa Mäkäräinen täna pani rajal hullu, sõitis välja põhjad. On sul veel tähelepanekuid selles osas, kes täna olid väga head? No mida muidu me ju sõitu jälgides tõesti ei jõudnud tähele panna, on see, et Tandrevold ja Ekhoff, nendega on kõik väga hästi, et kui me vaatame neid puhtaid tänase päeva jälitussõidu aegu, siis mõeldes olukorrale, kus kõik oleks nulli startinud, siis nemad oleks täna olnud 3. ja 4. Nii et see näitab, et nende vorm on kenasti olemas järgmisteks sõitudeks ja kuigi me neid täna, eks ole, eesotsas näha ei saanud nii tagant startinuna, siis nad on kindlasti löögivõimelised absoluutselt medalite peale. No mis tähendab ikkagi seda, et Tiril Ekhoffil ja Ingrid, eriti ütleme, Tiril Ekhoffil oli see sprint ikkagi üleeile pigem selline tööõnnetus. Ja kindlasti oli, aga siis olid ka need tuuleolud, millest me oleme rääkinud ikkagi hulga keerulisemad, et praegu nad on olnud eile ja täna ikkagi stabiilsed ja me näeme, et siin nii palju selliseid kokkuvarisimisi ei tule, et ja küll tanklil jääb 5 märki üles, aga ta oli ka näha, et ta kõikus siin viimase tiiru tulles peaaegu samamoodi nagu üleeile finišisse tulles. Me oleme Eesti sportlaste ootel, hakkame ka nende sõitu analüüsima, enne kui nad tulevad meile intervjuusid andma, veel ei ole ei Johannat ega Reginat siin näha. Kõigepealt Regina paistis, et täna ta tegelikult juba ütles üleeile, et ta ei tundnud ennast väga hästi, aga täna rajal oli, lihtsalt tundus, et ei jõudnud. Ja et teisest ringist peale läks tõenäoliselt raskeks, et esimene ring tegelikult nad sõitsid väga tublisti ja liidritega võrdselt ja seal pundis lähed, seal ei jäägi muud nagu eriti üle, et siis edasi läks raskeks, eks loodame, et varsti kuuleme kuidas ja mis ta ise tundis täpselt, aga selge on see, et sõidus läks raskeks, et täna isegi ilma ühegi trahvita oleks enda kohta pigem hoidnud, mis oleks ka ju iseenesest väga okei olnud, aga jah, et sõidu poolest see ei võimaldanud täna ka mitte kuidagi oluliselt tõusta, et eks natuke kuigi 3 trahvi ikkagi, et seal küll ei tohiks nüüd ära mingit loobumist tekkida, et kui päris taha kukud seal hunniku trahvidega, siis on ka raske sellisel maksimumil pingutada ja ei ole ka sellist punti enam. See juhtus Johanna Talihärmaga. Räägi, palju mõjutas nüüd nii Johanna kui Regina sõitu täna see, et nad pidid hakkama viimasel hetkel said selle info, kas sa lähed ette laskma, kas sa lähed taha laskma? Ja olukord on siis see, et tegelikult nende peale laskmine on kuskil, eks ole, tiiru keskel ja nüüd need stardipositsioonid olidki sellised, et kas satuvad siis tiiru täitsa lõppu sinna 20. märkide lõppu ja Johanna sattuski 30 peale ja tegelikult oli siis seal tuuleolud võib-olla natuke teistsugused, nii et need märgid olid tal siis, hoidsid kergelt, need lasud läksid kergelt kella 9 poole ja üks läks sealt mööda ka, pärast seda teiseks tiiruks nagu Indrek Toberlutsust aru sain, oli siis teinud parandusi paremale, aga nüüd teiseks tiiruks omakorda see tuul muutus, hakkas vasakult paremale puhuma ja kui ta oli neid nüüd parandanud küll nagu vastavalt esimesele tiirule, siis tegelikult olukord oli muutunud ja need lasud läksid tõenäoliselt pigem siis sinna kella 3 peale hakkasid hoidma.
jah, nii et selline lasketiirus siis olukord oli, mis esimeses 2 tiirus. Ja midagi ei tea, me oleme Johanna kohe ootuses, kui Johanna kohe tuleb meie juurde. Aga midagi ei tea, sa saad 3 ära ja sinna see sõit läheb saga. Ja täpselt nii, et siis oled ikkagi nendest gruppidest, rongidest nii-öelda maas ja sinna enam järgi jõuda väga keeruline. No nii, aga Johanna Talihärm on meil stuudios, nagu ikka teeme väikse vana ja vangerduse ka siin, et lükkame natuke lauda edasi ja Johanna saab nii-öelda oma platsi, mis on ainult talle siin MM-il ette nähtud. Selge see, et teise tiiruse sõitana läks. Palju pärast seda sul üldse mingit motivatsiooni veel rajal oli? Eks seda pidi natuke otsima küll jah, aga kunagi ei tohi alla anda. Ikka peab lõpuni võitlema, et kunagi ei tea, mis ees teised teevad. Siin võib palju eksida, et täna ei olnud seda võimalust, ei kasutanud ise ka ära, aga jah, võitlesin lõpuni. Palju sa täna selle ohvriks lõpuks seal esimeses-teises tiirus läksid, et sa pidid need otsus langetama viimasel hetkel 9 kord seina ääres, siis kuskil eespool ja nii edasi? Eks ikka oli ja esimeses tiirus eriti, et ma ei arvanud, et ma 30 olen, ma arvasin, et ma olen täpselt see esimene või teine. Aga just nagu laskekoha mõttes. Teises tiirus ma juba teadsin, et ma kindlasti ei lähe 30 peale. Et seal, ma isegi ei tea, mis seal oli, kus need tasud võisid olla. Olgu, aga aitäh sulle selle sõidu eest. Natukene pikendame siin veel jutte. Regina Oja on ka meiega, kuna meil tegelikult peaks justkui 5 minutit olema veel eetriaega. Nii et Regina tuleb ka siia ja räägime temaga juttu. Regina Oja, sa võid prillid pähe panna, kui sul on liiga ere. Ühesõnaga, rääkides sellest sõidust nüüd, tundus, et midagi ei ole teha. Täna oli lihtsalt väga raske rajal. No üks asi oli jah, et raske oli rajal, aga midagi pole teha. Meil on materjalisport ja tänasel päeval ma ei öelnud, meil lihtsalt laskuriks ära minna, et see, mis rajal toimus, oli korralik fiasko, jah. Kas see oli sinust endast kinni või oli sellest kinni, mis on sul jalgade all? Ei, võib-olla selles suhtes mõlemat, et ega ma ise ka selles suhtes ei jõudnud, aga raske on ka siis, kui see suusk üleüldse kaasa ei aita, et väga kehva päev, jah. Lasketiirudes, mida sa esituste kohta ütled? Esiteks selle kehva päeva pärast rajal, kas sa maksid lasketiirudes puhtalt selle pärast ka lõiv? Mingil määral kindlasti jah, selles suhtes, et ausalt, ma arvan, see 3 trahvi tänasel päeval on isegi okei, arvestades, et küllelgi nagu raske oli ja ei saanud seda hingamist üleüldse paika ja selline tuim oli lihtsalt. Nüüd siis natukene puhkust, kuigi teil lõpuks see puhkus ei olegi nii väga pikk ja 15 kilomeetrit ootamas ees. See on laskjate võistlus laskmispoolega nende 3 stardi põhjal, kui rahul sa senimaani oled? Ma arvan, et on tehtav selles suhtes, et tuleb rahulikult võtta ja võib-olla natukene rohkem just enne tiiru sisenemist see hingamine paika saada, et mulle see laskmise ajal süke 2 hingamist teha, seda rütmimuutust see mulle nagu ei sobi, et ma üritan samamoodi lasta, nagu ma lasen kuskil Otepää või Haanja tiirus selles suhtes, aga enne tiiru on vaja lihtsalt selline hea vorm nagu saada laskmiseks. Olgu, aga aitäh sulle ja kohtume juba teisipäeval. Nii et meie tõmbame selle ülekande lõpuks ikkagi kokku ja ütleme siis, et oleme meeste jälitussõiduks tagasi juba õige pea ETV ekraanil umbes tund minna, nii et kohtume siis.